kui me trippisime, siis me ühe korra ma tegin hästi suure puhastusautole. Peale seda oli kogu aeg see mindset, et niikuinii läheb kohe uuesti mustaks ja siis me käisime house sittimas ja meil oli koer ja siis mõtlesime ka, et võiks pesta korralikult, aga niikuinii see koer tuleb taha istmele ja see on jälle kõik karvu täis, et lükkasime kogu aeg edasi seda. Ja nüüd see auto on nagu päris räpane seest. Mul on kuskil 40 minuti pärast padel, nii et ma ei tea, kas ma saan päris valmis kogu selle asja, aga loodame. See ei ole liiga ilus seis. Ikka väga-väga liivane ja must on kogu see asi siin. Ma otsustasin, et ma teen tagumise istme ära ja siis peale padelit tulen tagasi ja võib-olla isegi teen kodutolmuimejaga ülejäänud. Vaata, siin on meie väikese neokarvakesed, keda me Sunshine Coastil hoidsime. Sellised välja arvatud iseenda loomadest. Kõige toredam loom, keda ma kunagi üldse kohanud olen. Ta oli nagu nii tubli ja nii sõnakuulekas ja ta 3 nädalat, mis me elasime Sunshine Coastil house sittisime, Neo magas minu ja Kaisa vahel iga öö. Lihtsalt oli juba enne meid voodis ja ta ei ärganud enne, kui meie ärkasime. Ta oli väga aupaklik ja lihtsalt nii sõbralik poiss, kui sai üldse olla ja kui ma midagi igatsen, siis ma väga Neod igatsen küll. Aga ma nüüd viskan kõik need asjad siia autosse tagasi, lähen padelisse ja siis jätkan selle koristusega kunagi tulevikus. Kui mul on üks väga halb omadus, siis on see, et ma räigelt ülehindan aega, mis mul on. Ma arvan, et ma jõuan mingi 40 minuti jooksul pesta auto, filmida vlogi, minna padelisse, teha veel 4 asja, aga tegelikult lihtsalt võiks natukene võtta oma mõistuse kokku ja teha realistlikke plaane. Ma nii napilt oleks peaaegu jätnud oma tossud, padelireketi ja auto filtrid, mida ma pean vahetama auto katusele ja minema sõitnud. Mis juhtus 6 aega tagasi minu AirPodsidega ka, ma lihtsalt panin nad auto katusele peale jooksu ja sõitsin minema. Nii et ära ole nagu mina. Nüüd ma lähen võtan Kaisa töö juurest peale ja siis lõpetan koristamise. Märja lapiga pinnad on veel teha. Mul pidi täna olema 200 kilomeetri kaugusel võte, mis hakkab kell 9. Ja ma ärkasin kell 5, hakkasin 5:50 sõitma Brisbane'i, et sealt siis agentuuri poistega minna ühe autoga edasi ja 10 minutit enne, kui ma Brisbane'i jõudsin, kirjutati mulle, et sorry, täna on cancel. Kuna see on construction või ehitusfirma, kellele ma oleks filminud, siis nad lihtsalt mingil põhjusel lihtsalt said tund aega enne võtte algust teada, et täna ikkagi ei saa teha. Ma lihtsalt panin praegu pool oma päevast lihtsalt hakkama selle peale, et sõita Brisbane'i. Ja nüüd ma sõidan tagasi. Ja sellele lisaks veel, nagu ma mainisin, eelmine nädal meil hakkas vegan kuu, vegan november, mida me oleme üritanud siin viimased 2 aastat vist iga aasta vähemalt 1 kuu teha täiesti vegan söömist. Siis ma jõudsin täna siia kohale, siis selle agentuuri kutid, kellega ma koostööd teen, ütlesid, et okei, lähme teeme ühe kohvi ja teen sulle hommikusöögi välja või et nad teevad mulle lõuna välja. Ja siis kuna ma olin juba siin, siis ma läksime kohvikusse ja nii-öelda viisakusest võtsin ühe väikse saiakese või banana breadi ja siis ma sõin selle ära ja nüüd, kui ma hakkasin sõitma, mul tuli meelde, et there's no way, et see banana bread oli vegan. Ehk siis ma ärkasin kell 5, et sõita 2 tunni kaugusele, mis jäi ära ja pealekauba veel ma rikkusin oma vegan challenge'i ka ära. Eriti nõme lihtsalt. Ja nüüd ma jõuan natukene enne kella 11 alles tagasi koju. 6 tundi lihtsalt mitte millegi peale.
aga Brisbane'is on päris mitu igasuguseid puuviljamarketeid. Kuna siin riigis on see, et puuvilju osta tavalisest toidupoest on veits kallis ikkagi alati. Nii et ma natukene skoorisin seal puuviljamarketis. Punased viinamarjad, mis olid, kui me töötasime Victorias, need olid kogu aeg $5 kilo ja me saime hästi palju viinamarju ja nüüd on need jälle $5 kilo. Ja kõige parem diil oli see kott mangosid, kus on 1, 2, 3, 4, 5, 6 nagu suurt ja valmis mangot. Ja see oli $3,99 kilo ja sa pidid ostma nagu selle ühe koti, muidu ei saanud. 2,50 kilo ja nad on tõesti mega maitsvad, need mangod. Maasikaid ja ühe terve arbuusi. Nii et vähemalt midagi positiivset sellest päevast ka. Kui lihtsalt üks hetk klient ütleb sulle või siis läbi agentuuri, et sorry, täna on cancel, siis ongi cancel ja ega tegelikult nagu midagi teha ei ole otseselt. Eriti agentuuridega mina otse kliendiga ei suhtle ja ei taha nagu ise ka hakata hullult mingid nõudmisi esitama või kuidagi mitte nõmetsema, aga nagu nõudma mingisugust kompensatsiooni, mis oleks aus. Vahepeal lihtsalt on, mis on ja vähemalt transpordi asjad makstakse kinni ja ma lihtsalt esitan selle projekti eest siis ettemaksu arve juba, et me kunagi tulevasel ajal teeme siis sellele kliendile ühe projekti, mille eest ma juba praegu esitan arve ära. Aga vähemalt auto on ilus ja puhas. Veel enne kui ma sõitma hakkan, mul tuli üks mõte. Kuidas ma ütlen, mindset või üks mõttemall, mis on siin Austraalias küll kõvasti muutunud, on see, et auto on siin täiega töövahend. Eestis kuidagi oli see, et tahaks ikka võiks olla uhkem auto ja mugavam ja ilusam aga siin ongi auto on selleks, et minna punktist A punkti B ja kuidagi ei ole seda stigmat, et sul peab olema nüüd kuidagi uhkem auto ja siis sa oled tegija. Kindlasti on mingites ringkondades seda, aga meie Nissan X-Trail, mis me ostsime €3,000 eest siia jõudes, mis on sõitnud nüüd circa 16,000 kilomeetrit, on olnud mega tubli auto, tüüp. Ei ole kordagi alt vedanud, teeb kõik asjad ära, mida vaja ja on nagu minu puhul vähemalt muutnud seda mindseti, et ma hea meelega Eestisse tagasi minnes järgmisel suvel ostaks täpselt samasuguse mingi laheda mingi 4x4 või mingi maasturi, millega käia kuskil roadtripidel või saartel või sõita ringi ja mitte muretseda nii väga, kas sõidad vastu äärekivi või kas kuidagi natukene on stange liiga madal, et mitte sinna metsatukka keerata. Jooksutrennides on siis tapering või see lõpetamise faas. Täna on viimane raske jooks veel eelmine nädal, aga täna on siis race pace kilomeetrid. Ehk siis selle tempoga, mis ma tahan joosta race'il pühapäeval, ma jooksen 3 ringi 1 kilomeetri. Kui ma alguses tahtsin joosta 4:30 või 4:29, ehk siis saada aega alla 45 minuti, siis nüüd Runna äpp, mille järgi ma treenisin, pakub, et ma võiksin minna jooksma 4:15. Ehk siis see aeg oleks 42:30 10 kildi peale. Ja ma tegelikult ise ka arvan, et ma jaksaksin kindlasti joosta või vähemalt proovida joosta kiiremini kui 4:30. See 4:15 või siuke 4:10 käis endal ka peast läbi. Vaatame, kuidas täna see jooks on, aga ma arvan, et 4:15 on tegelikult päris hea tempo, millega minna proovima pühapäeval. Ja peale seda ongi ainult vist üks easy viiekas lihtsalt, et jalgu hoida töös ja siis ma arvan, ma paar korda tahaks padelit mängida ja võib-olla teeks mingi lihtsama jõuksipäeva ka, aga nüüd vaikselt hakkabki see trennide rahulikumaks võtmine, et keha oleks valmis. Ma räägin nagu mingi profisportlane, aga eks natuke ikka peab targalt tegema. Kõige parem osa iga selle jooksuürituse juures on see carb loading faas, kus ma ütleks, et see on isegi parem osa kui see jooksmine ise. Töö on tehtud, nüüd tuleb ainult kannatada. Mida ütles Jaak Vetik, mis ma kuulsin Kaisa käest selle ütluse. Ja see võtab väga hästi kokku selle viimased 4 kuud trenni. Kannatada tuleb pühapäeval, aga suurem osa tööst on praegu tehtud. Saab midagi produktiivset ka tänase päevaga teha. Kuigi ma
kui ma jõudsin tagasi peale seda ära jäänud shoot'i, siis ma monteerisin ühe teise video ära, nii et midagi tarka ma juba olen võib-olla teinud täna. Panin kaamera kappi, see tundus nagu üli creative asi, et võtan selle pudeli ja panin kappi. Aga nüüd ma nagu päriselt lähen. Tehtud. Nüüd on ainult võistlus. Kokku oli soojendus pluss 3 kilomeetrist lõiku ja iga kilomeetri pidi olema siis 4:15 tempoga ja 90 sekki vahele puhkust. 120 sekki vahele puhkust. Oli nagu jaksu vajutada, nii et ma jooksin kõik need kilomeetrid 4:0-ga. Muidu see on võib-olla suht rumal, et teha üle selle pace'i, sest et ega sa ei arene, kui sa kuidagi üle enda võimete jooksed, aga praegu oli küll selline tunne, et ei ole üle enda võimete ja täitsa tehnika oli normaalne minu kohta ja tunne oli hea ja ei olnud selline tunne, et ma nagu punnitan. Ilm oli ka väga vala, ma tulin täna keskpäeval jooksma, kuidagi ei viitsinud minna õhtul, mõtlesin, et teen päeval ära, siis on tehtud ja siis on sellega korras. Olen ise natuke ka kahe vahel, et ma ei teagi, mis seal võistluspäeval teha. Turvaline oleks just minna ikkagi mingi siuke 4:15 ja vaadata poole peal, et kuidas tunne on, aga eks ma küsin mõnelt sõbralt äkki, kes on teinud seda jooksmise värki ja mis nad arvavad ja kuidas oleks mõistlik minna. Et tegelikult seda võistluskogemust ei ole üldse mida, et kui tahta jooksmisega edasi jätkata ja veel areneda, siis kindlasti seda võistluskogemust oleks vaja natuke harjutada. Jooksin praegu seda kilomeetrist lõiku selle tempoga, mis peaks olema 10 kilomeetri aeg. Siis tundub küll, et kuidas, kurat, ma jaksin 10 kilti joosta selle tempoga. Aga samas poolmaratoni trennis oli samamoodi, me tahtsime minna 5:15 tempoga ja need 5:15 lõigud tundusid trennis siuksed ikka päris reipad ja et oi, kuidas ma kannatan 121 ära. Jooksupäeval oli niimoodi, et jooksime 5:0-ga ehk siis 15 tekki kiiremini tempost. Et see võistluspäeva adrenaliin kindlasti ka annab nii palju juurde ja see, et su keha on puhanud ja selle pealt tulebki, et lihtsalt võtta teisipäev kuskil ja minna joosta isiklik rekord kuskil on igaühe jaoks päris raske, kui see ei ole mingi David Goggins võib-olla. Aga igatahes väga huvitav, mul on endal päris hea meel, et see jooksmine on selliseks mõnusaks hasardiks kujunenud ja täitsa naudin seda trennivärki, et kindlasti peale seda 10 tahaks edasi pusida. Aga vaatame, üks asi korraga. Tossu saaga jätkuks ma ütleks, et 87% sisse kantud. Natukene jälle hõõrus seda kanda, aga mitte midagi hullu enam. Päris võimas on see keha võime nagu adapteeruda ja paraneda. Kui saad mingisuguse vigastuse, ravita korralikult välja, siis see vastupanuvõime on nii palju suurem. Reeglina ei olegi igasuguseid imeravimeid ja mingeid teraapiaid võib-olla nii palju vaja. Mis on võib-olla üks asi, mis tänapäeval on inimestel see, et kõik otsivad seda viimast 10 või 5%, kuidas parandada või seda isegi seda mingit 1%, kuidas parandada taastumist ja kõiki asju, igasugused mingid pulbrid ja teraapiad ja tehnikad, aga tegelikult see 95%, mis on mingi magamine, liikumine, korralik toitumine, et seda on võib-olla mitte väga paljud, aga seda tihti nagu unustatakse ära, et kui jääda sinna kinni ja nagu optimaisida igat aspekti oma elust ja neid väikseid pisidetaile hakkad hullult tuunima, siis võib-olla kaob see enda vastutuse osa ära ja see, et sina pead magama korralikult, sina pead tegema endale normaalse söögi. On oht jääda toetuma sinna selle peale, et ma võtan selle pulbri või selle tableti ja siis mul hakkab hästi minema. Et üldiselt võib-olla kogu see mingi tervise industry, mis on ja kõik see igasuguste imefixide peale surumine ja marketing, kuidas nagu uus värviline mingi pulber või jooksutoss või mingisugune treeningvarustus, mis aitab sul kiiremini joosta või paremini taastuda, et siis see on kuidagi üks asi, mis mulle ei tekita muret, vaid mis mulle liiga palju ei meeldi. See on nagu tore, et neid asju tehakse ja nendele asjadele mõeldakse ja kui keegi parandab natukene oma tervisekäitumist või oma harjumusi nende asjade mõjul, siis by all means see on väga hea. Kui üks hetk tuleb see, et sul on seda mingit toodet vaja, muidu sa ei saa midagi teha. Läheb natuke võib-olla liiga räntimiseks ära, aga mis ma mõtlesin on see, et keha suudab taastuda väga hästi igasugustest asjadest ja väga oluline on uni, toitumine ja ka see, et
väljaspool trenni ja väljaspool seda, mis me kutsume tervisekäitumist, väljaspool seda hoida enda see tass täis ja suhelda inimestega ja veeta lõbusalt aega ja anda endale seda päris mingit dopamiini ka. Jällegi praegu siin tehes mingi freelance tööd ja ise kuidagi nagu seda oma aega planeerides, mul on väga see selline privileged nagu vaatepunkt ja loomulikult see ei olegi kerge ja igasugused faktorid on, mis siin tulevad mängu. Pere kui ka nagu finantsid, kui lihtsalt aeg ja haigused ja kõik asjad, aga üleüldiselt tavainimeste lõikes on nii palju, mida me saame ise ära teha ilma mingisugust lisaraha kulutamata ja mingisuguseid imevidinaid ostmata. Seda ma tahtsin öelda. Issand, see oli küll väga veniv ja pikk. Täna oli jälle 4:40 äratus ja nüüd ma sõidan Sunshine Coastile, mis on siit 2 tunni asemel 3 tunni kaugusel. Või tegelikult ma sõidan Brisbane'i ja siis sealt läheme ühe autoga edasi. Eriti nõme on selle läbi suurlinnade sõitmisega see, et Google Maps'i estimate Brisbane'i põhja poole jõudmiseks on siis 1:10 kuni 2 tundi. Ehk siis ma pean hakkama sõitma ikkagi 2 tundi varem, sellepärast et igaks juhuks jõuda õigeks ajaks. Aga ilmselt ma ikkagi jõuan mingi 1:20. Ja siis peale Sunshine Coasti võtet tuleb sõita tagasi Brisbane'i ja seal on veel teine võte, ehk siis täna on siis 2 väikest shoot'i. See ei ole lihtsalt võimalik, et mingi suvakas reede hommik võib olla nagu võimalik. Pean jalad puhtaks saama. Kuidagi nagu ma näen, sa pingutad, paned sokki ja ma ei saa mitte, kas sul äkki sa ostad liiga väikselt sokki? Just. Easy 5, jah. Viimane. No tegelikult pidi eile olema Easy 5, aga ma ei teinud eile.